nii assalamu alaikum siis veel kord kõigile. Alustame kolmanda tunniga. On kolmas? Jah, kolmas tund. Ja siis inshallah jätkame seal, kus me eelmine kord pooleli jäime. Alustame jällegi siis Allahi nimel jälle teeme selle kavatsuse ka, et me püüame seda araabia keelt õppida selleks, et inshallah siis Koraani lugeda, et see hea kavatsus, õige kavatsus alati teeb meil asja lihtsamaks. Inshallah. Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ja võtan kohe ette siis selle materjali. Äh, niimoodi, vaatame, kus mul see sai. teeme kõigepealt niimoodi, et vaatame need eelmised asjad, mis me eelmine kord vaatasime, proovime, kas meil õnnestub neid läbivaadatud tähti ära tunda sellest raamatust. Äh, ja siis juba lähme sealt edasi. Et tuletame lihtsalt meelde, võtame korraks tähestikuga täitsa niimoodi hästi kiiresti läbi, kas meil on üks vabatahtlik, kes loeb meile need tähed ette. et me siin pikalt ei peata, kõigiga ei tee läbi. kes tunneb, et tal on tähed selged, nii selged, et ta saab siit ekraani pealt neid vaadates lugeda ette meile. Ma võin proovida. nii, hästi, Joosep on see julge vabatahtlik meil siis. Äh, võid siis alustada siit Alifist. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء جاء Ja zää võid nagu Z-i häält julgemalt ذا niimoodi. Zää, ذا jah. سين شين صاد ضاد ضاء ظا Va, va, jah, ظا jah. عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون Ja sorry, واو oota, võtan siin paremini ette, mul hüppas liiga kaugele. nii, ja siin. ها همزة يا Ja uuesti jää. kaks jääd on siin lõppu pandud lihtsalt يا erineva kujuga, täpselt. tubli, väga hästi läks sul. Niimoodi tähed on meil nüüd üle korratud ja lähme siit kohe siis edasi. vaatame need tähekombinatsioonid siis, mida me eelmine kord võtsime ka niimoodi rahulikult selle Wordi failiga läbi koos. et vaatame, mis meil siin on sellised, näiteks siit kohe algusest, näiteks siin selline. ma siin küsiks ühekaupa. Johannes, kõigepealt sina siin see, sul on mikker kinni, mute itud on, jah, ألف. väga hea. Anname sulle ühe veel, siit järgmine see, آه، تاء ألف. tubli. Hästi, täpid jälle siis hästi tähtis meelde ette, kus, kui palju täppe on. nii, Martin, sulle võtame siit selle. Martin, oled sa olemas? باء ألف. kuidas see oli? باء ألف. Vaata täppe siin ja kui palju ja kus need paiknevad. ثاء ألف. jah, väga hea. ja järgmine ka sulle siit. see on Sheen. ei, see on, kuidas ma ütlen, üks neist on tõesti siin, aga enne siini on meil kas see on, üks täpp on all, mõtle selle peale. kas see on seesama, millel täpp on peal, eks? Äh, üks. üks täpp on all, jah. Bää. jah, Siin. siin, Bää siin, siin, jah. jah, hästi. nii, Joosep, sulle siit see kombinatsioon. oled sa olemas? Joosep, sul on mikker kinni, võib-olla sa juba ütlesid seal midagi. Joosep, ma Joosep arvan, läks ta läks kuhugi kuskile praegu, ära. ma ei tea. nii, Jakob, sinu kord siis, võtame sinu. okei. See kahetäpiline üleval maa ees, seda ei mäleta natuke, aga Mõtle täitsa algusest peale, ütleme, siin on isegi siin järjekorras, vaata selles järjekorras, mis täht see on kõigepealt, vaata siin, kus ma olen.
selle äh, Jean, käemärgiga. ma ei mä-, ütle tähestiku alguses täitsa. Näed, mis esimene täht oli meil? bä, ja okei okay,, esimene oli alif, siis oli pärast seda oli bä, järgmine on siin. tä, jah, täpselt tä ja siinsamas vaata ongi see sul ka kahe tä, täpiga. jah, jah, tä Jean või ja tä siin ja tä siin, jah, jah, täpselt, et ta on nagu sellise S-i hääldusega, et natuke hakkas selle sinna Sheeni poole kalduma, aga ma ei tea päris hästi. jah. Aitäh. Nii, siis järgmisena on meil Hamza. võtame jah . sulle siit järgmise koha siit selle. The ja siin , Thä, võib-olla, the ja võib-olla ma siin ei . ole ehk kuulnud, võib-olla thäi ka hääl nagu on seal tähe nimetus võib-olla mõningates kohtades, aga thä me õpime thä siin, väga hea. The siin . jah, ja siit see The ja thä ja mis see oli, the kui täpp oli seal all paunas niimoodi. ha kuidas see oli? ha mõtle, mis, jaa, Gene, sealt öeldi õige Jim , vastus jah . juba, et jah. korraks, Jakob, ma tulen sinu juurde tagasi, sest ma ütlesin sulle ainult ühe, aga ma siin kõigiga teen kaks, et nii, Jakob, siit see. Kas oli she , ei, vaata täppe jälle, vaata Bä- seda sinist. kaks täppi on peal. see oli kusjuures ka enne sul. mis sa ütlesid nüüd? tä , jah, tä, tä ja täpselt. siis oli Tajim või täppi ei ole. Gene oli vaata just enne siin see jah . täpiga all, aga siin ei ole täppi. et tä saab kes aitab? keegi teab? kuidas see oli? hää, jaa. Jah. hää. väga hea. täha . Martti, sul on ka mikker nüüd lahti, kas sa saad ka siis kaasa teha? saan ma õigesti no aru? või pigem? tere hommikut kõigepealt, tundub, et vist sain tööle . okei. ma mõtlesin jah, et äkki sul olid kuskil mujal, et sellepärast, aga lihtsalt oli mingi tehniline värk siis. aga siis ma annaks sulle järgmisena, Martti, siit selle kombinatsiooni. Jim . jah, Bä ja Jim ja siis ma annan sulle, vaatan siin, mida me oleme vaadanud siin. mõned siit, osasid tähti me ei ole vaadanud veel niimoodi rahulikult. võtame siis selle siit sulle, Martti, järgmisena. Hää ja the . Thä, või jah. Thä tugevamalt niimoodi siin Jaa. nagu jah, inglise keeles the, thä, Jaa. jah. väga hea. nii, ja siis meil on nii, Hood oli vist seal jutt ja see, nii. Jep. siis järgmisena see on Jim ja the . jah, väga hea ja võtame selle ka siit, selle, mis enne oli. see on ha ja bä . väga hästi, mulle hästi meeldib sul sinu H-hääldus nagu hästi ilusti kõlab sul. nii, Joosep on meil tagasi äkki Fortnite'i mängimast, vahepeal äkki käis või midagi muud tegemas. Joosep, oled sa olemas? nii, väga hea. jaa , võtame, jah, tähete , tubli. ja võtame selle, oota, seda ei võta, võtame sulle selle, sest seda on meil. pärade , kuidas see keskmine oli? pärade , jah, hästi, väga hea. vaatasime need põhilised läbi, mis me siin oleme eelmine tund siis rahulikult niimoodi neid õppisime ja nüüd ma võtan ette uue selle asja, kus me saame siis jälle rahulikult vaadata seda, kuidas meil need tähed kuju muudavad, et tuletan meelde, et siin võib-olla osad, kes ka eelmine kord ei olnud, et meil on siis araabia keeles praktiliselt võib öelda, et meil on tähed muudavad siis kuju, nad on eraldi, on siis sellisel kujul, nagu me oleme neid õppinud. ja siis nad on kas sõna alguses mingit kuju, mingit moodi ja siis keskel ja lõpus, vahepeal see keskel ja lõpus on täpselt samamoodi.
vahepeal siis erineb, näiteks siin bää puhul on ju eraldi enda selline, nagu me oleme harjunud. kui ta on alguses, siis nagu lõikaks selle pooleks. Jääb see esimene osa alles, täpp jääb alati alles, keskel on ta umbes siis selline. ja lõpus siis on selline praktiliselt samal kujul nagu ta eraldi ka on, aga lihtsalt see ühendav joon tuleb sinna ette. Nii, ja tuleme siit siis allapoole, kus me pooleli jäime. ma ei hakka siin neid kõiki uuesti üle vaatama, muidugi lähme siit edasi, kus meil jäi pooleli ehk saadi juures. ja ma pärast jagan teiega, Marti andis mulle ka nagu sellise mõtte, et suur tänu talle ka, et mis aitab tegelikult ka õppida, on, kui neid asju läbi kirjutada. ja ma soovitan ka, et kellel vähegi viitsimist, ma inshallah jagan või saadan siis hiljem ühe materjali, sellise tähtede kirjutama õppimise materjali, kus on niimoodi noolega näidatud praktiliselt, et, et kuidas need täpselt nagu peaks siis nagu kirjutamine välja nägema, et kust me alustame, kuidas me teeme mingi järgmise kriipsu ja nii edasi. et siis saab nendega harjutada. Vaatan korraks üks hetk, kas ma leian äkki selle hästi kiiresti, ma ei ole seda kasutanud ammu. kui ma ei leia, siis ma saadan järgi pärast. okei, midagi äkki, ma vist leian isegi üles selle. ja ma lihtsalt korraks näitan ja siis pärast inshallah saadan, et kuna sellest juba ette tuli. nii, jagame uuesti ekraani. selline fail, lastele mõeldud tegelikult, aga peaks väga hästi toimima ka täiskasvanutel, tähendab kindlasti toimib, ma isegi jagasin seda, kui ma kunagi tegin neid täiskasvanute tavalisi araabia keele kursuseid, siis ma ka jagasin seda faili ja isegi sai välja prinditud seda vahepeal. et miks see on hea, on see, et nii, et siin on meil näidatud täpselt, kuidas see kirjutamine käib. nooltega, noh, älif on niisugune lihtne, kui seal peal on see hamsa, okei, see teeb natuke keerulisemaks. ja vaatame siit natukene allapoole mõne näite veel. näiteks bä. et siin on ka siis näidatud täpselt, et need erinevad kujud, et kuidas ta on alguses või noh, isoleeritud on see isolated nagu eraldi kujul, siis ütleme, siis on, kuidas ta on alguses, kuidas ta on keskel, kuidas ta on lõpus. nii, et selliselt siis ja saame siis õppida seda kirjutamist. mõned sellised lihtsamad näited on ka sõnadega tulevad, et selles mõttes ma väga soovitan, et see oli hea nagu mõte, et kirjutamine tõesti aitab, et ma olen seda tavalistel kursustel ka rõhutanud, aga kuna meil on selline rohkem nagu lugema õppimine, et siis nii väga ei ole seda, sellele ei pane rõhku, aga samas kõrvalt juurde niimoodi neid harjutada. et see on hea mõte tegelikult, et see jääb paremini meelde teile ka niimoodi, et kui te neid asju läbi kirjutate. et jah, ma inshallah jagan seda materjali pärast siis grupis kui ka eraldi, kes ei ole meil veel grupis. nii, ja vist liitus meiega ka Gunnar, assalamu alaikum. kui ma ei eksi, loodetavasti ühendus ilusti ära audioga. nii, aga ma tulen tagasi nüüd siis selle meie tänase tunni põhiasja juurde. ja vaatame siin siis nüüd rahulikult jälle, nii nagu eelmine kord, et kuidas need tähed siis siin kuju muudavad. saad on siis meil see esimene asi, mida me täna vaatame. saadi puhul, kui ta on eraldi, on ta sellise paunaga. kui ta on nüüd kuskil alguses, siis see paun kaob ära ja ta ühendub siis järgmise tähega kohe. paneme siin mingid näite ka, näiteks sellised tähed oleme me kõiki neid varasemalt vaadanud. ja ma küsin nüüd kohe siit, vaatame, kuidas see järjekord on mul. nii, praegu näitab mul huudi esimesena seal. mis tähed siin ma järgi panin sellele? sul on mikker ka kinni praegu. صاد باء ياء الراء.
jah, saad, bä ja ra. nii, ja kui siin oleks ka vokaalimärgid, siis tegelikult sabr ehk kannatlikkus kirjutatakse ka niimoodi, võib-olla mõni tunneb ära kuskilt näinud sellist sõna. saad, bä, ra. Nii, võtame siis järgmisena Marti sulle, kuidas saad on keskel. paneme sulle sellised tähed. teeme saadiga võib-olla teist värvi. Saa ja raad. Sa, saad ja ra, täpselt nii. võtan siit korraks, panen selle, pinnin selle, et ma saan natukene värvi ka panna sellele juurde. nii, ikkagi ma ei tea, millegipärast ei lase mul seda, paneb saadi ja ra korraga millegipärast värviliseks, las ta olla. Bä, saad ja ra. Bä, saad, ra. nii, ja lõpus nüüd saad sellise kujuga. Mõtlen, vahepeal tuleb mingisugune sõna, vahepeal ma panen lihtsalt suvaliselt mingeid asju kokku siin. näiteks paneme lihtsalt suvaliselt sellised tähed ja Joosep, sinu käest küsin, mis tähed meil siin on? Millised? siin, Need. jah. Da. kuidas see teine täht oli? Tha. Tä, ja väga hea, nüüd oli parem hääldus. Saad. hästi. nüüd daadiga on täpselt selles mõttes sama lugu, et saad ja daad on kujult täpselt samamoodi, on ju, lihtsalt siin see täpp erineb. et siin midagi eriliselt ei noh, ei muutu. alguses ja keskel on see paun kadunud ja lõpus tuleb siis see paun tagasi. ja Jakob, sulle ma panen sellised tähed siia niimoodi üksteise järgi ritta. mis tähed need on? Tähed, jah, daad saad, mm. oota -mm. vaata seal keskel seda tähte meil siin just enne tuli ka teistel. oota, ta, oota, esimene on Daad. tood jah. ja siis tuleb sääd või vaata siin see ei, täht. jah, ra täpselt, ja ra ja, tuli enne ka, jah. ja siis tuli tähed, ei, mitte tähed, bä, Väga hea. jah, ja ma juhin ka siin kõigi tähelepanu sellele, et ra puhul mäletate, ma rääkisin, et on osad tähed, mis ei võta üksteise järgi, ei ühenda, siis ra on üks nendest tähtedest ja sellepärast bä siin lõpus justkui on sellisel kujul, nagu ta oleks täitsa eraldi, kuna ra enda järgi ei ühenda. et meil on 6 tähte. Alif, dääl, dääl, ra, zä ja vau, mis ei ühenda enda järgi. kas see, kui nad ei ühendu, kas sellegipoolest nad võivad sõnas koos olla? absoluutselt ja, et sõnas nad saavad selles mõttes olla koos, aga lihtsalt tea, et nad ei ühenda, et noh, siin ongi noh, selles mõttes nad on, see on ka nagu, võib öelda, et on päris sõna. Daraba näiteks, kui me paneks siia vokaalimärgid hästi etteruttavalt niimoodi, et see fatha on meil selline üks vokaalimärk, mis annab A-häälduse. Daraba on siis nagu lööma araabia keeles. et siin sellisel kujul ta võib siis tulla täitsa. nii, lähme siit siis edasi. Daad keskel. mõtleme, mõtleme, praegu ei tule jälle mingit sõna, proovime panna pigem nagu mingeid teisi tähti, mida me siin praegu ei ole kasutanud. ja siis küsin siit järgmisena, mul vahepeal siin kuidagi hüppab, järjekord läheb segaseks, aga Martin, küsin sinu käest. mis tähed meil siin on? Bä, jah, daad, jah, ja tõh, kuidas selle nimetus oli? D-hääldus on ta tõesti, aga tähe nimetus dääl,
jah, dääl tuleb siis siia niimoodi. Daad, dääl ja siin lõpus anname selle Johannes, sinu käest küsin äh, sellised, paneme niimoodi. mis tähed siin võiks olla nüüd? seal on ka praegu mute peal. Siin vääl tood. väga hästi. ja siin jällegi näete thääl on ju, mis on ka siis üks nendest tähtedest, mis enda järgi ühenda, siis järelikult see daad tuleb siin justkui sellisel kujul, nagu ta eraldi on. aga ma korraks panen siia mingisuguse muu tähe, näiteks siin daad, et siis me näeme ka seda, et kuidas see ühendatud kujul on, et tegelikult kui aus olla, et siis see kuju siin väga ei muutu, et mis seal tuleb ette, on lihtsalt see ühendav joon. et siin võrdluses tuleb hästi, et daad eraldi ja daad lõpus praktiliselt on sama kujuga. Niimoodi siis Huudilt ma just küsisin, Hamza, sinule siis tuleb järgmisena, Jah. aga vaatame kõigepealt selle tähe ta ja järgmisena tuleb dha. Need on jällegi kujult täpselt samamoodi, ainuke erinevus on siis selles täpis ja ta äh, siis paneme algusesse ja tegelikult noh, olgem ausad, need tähed siin praktiliselt ei muuda üldse kuju. et selles mõttes on see päris lihtne, et lihtsalt, mis seal on see ühendav joon. et taal alguses tuleb sinna järgi see ühendav joon, keskel tuleb ette ja järgi ja siis lõpus tuleb see ette, on ju. et selles mõttes on päris lihtne see täht. selle jätan ikka eraldi kujul alles ja sellised tähed siia sulle Hamza. Ta, bää ja mis rää. jah, Martilt vist oli see sealt. H on siis, Ha, jah. sul on nagu see hää, jiim ja ha vajavad tähelepanu. et kindlasti vaata need tähed üle, et milline täpselt on milline, et kui meil on, vaatame siin korraks koos, siis tuletan meelde, et jiim, kui täpp on all, pauna sees on ju seal, hää täppi ei ole ja ha täpp on siis peal. Okei. Nii. ja siin ka tegelikult, kui me tahaks nagu sellest sõna teha, paneme siin need õigesse kohta selle nii. Tabaha tuleb siit süüa tegema, kokkama. nii. kas Gunnar on ka meil audioga olemas, saab ka sinult küsida midagi? või praegu on mikker kinni seal, ma vaatan. ma eeldan, et tegemist on tema, nii. olen küll, jah. jah. kuidas sul on, nagu kas sa oled neid tähti jõudnud varem ka nagu vaadata, nüüd sa oled siin meiega esimest korda täna liitud? Ma proovin, olen vaadanud ikka neid järgi. okei, paneme sulle siis midagi lihtsamat siia esialgu. mis tähed siin võiksid olla nüüd sellises koosluses? aga niimoodi. Bää on esimene. jah, õige. Siis on sa jah, ja alif. väga hästi. nii, ja vaatame, kas ma siin jõuan jälle ka algusesse vist. ma loodan, et ma kõiki küsisin, kui keegi jäi vahele, et võib teada anda, aga loodan, et sai kõiki järjest küsitud. siin vahepeal lihtsalt see järjekord mul nende video peal kuidagi muutub, et selle järgi ma siin küsin. vaatan, kas ma saan kuidagi panna niimoodi ka, et ma näeksin teid korraga. nii ma ei hakka. vahepeal, mis seal juhtub, on ka tegelikult see, et kui ma seda videopilti siin niimoodi nihutan, et vahepeal ta võib jääda ette selle sinna salvestusele, et ka, et seda ka ei taha päris. niimoodi. A siin lõpus. võtame mingisuguse lihtsa koosluse, siin tähekoosluse paneme selle tähe ja sellise tähe ja sellise tähe ja
küsin Johannes sinu käest. see on Jim, jah. ta, kuidas see keskmine täht oli hääldus sul? Nagu tugevam. jah, et muidu on, kui sa ütled nagu pehmelt, siis ta kõlab nagu thääl, onju. Jim, ja lõpus oli siis ta. hästi. Nüüd läheme va juurde ja va käitub täpselt samamoodi nagu ta ja praktiliselt jällegi sama kujuga kogu aeg, lihtsalt need ühenduvad jooned. Aga selles mõttes ma vaatan, palju meil neid tähti veel seal on, et Ain, Rain ja noh, ikka on neid. Tahaks tegelikult jah, täna lõpuni jõuda, et võtame siin ainult ühe sõna, et kuna nad on nii samasugused, need ta ja va, et siis võtame siin ainult ühe näite, näiteks selle juures, kus ta keskel on. ja ma annan selle näite, Martin, sinule. Paneme siit sellised tähed sulle. Bä, za, Bä, va. Ma ta, vaat- ja mõtlen, kuidas ma vaatan, mul ei ole seda täppi seal Z-i all praegu. okei, paneme niimoodi lihtsalt siis. bä, Va- za, ja viimane oli bä. Ei. Sä. jah, väga hea. ja nii nagu ma ütlesin, vist ütlesin Hamzale või kellelegi, kellel need hää, džiim ja ha segi läksid, minu meelest sul, Martin, võib-olla need bää, tä ja thä, need täpid kipuvad segamini minema, et võib-olla nendele võid keskenduda rohkem. Jah. et pane sellega värviliselt bää, va, thä. ma ütlen teile lihtsalt siin, me väga palju seda ei vaja tegelikult, me enamasti hakkame selle raamatuga tegelema, aga kui ma neid häälduseid kirjutan, et selle suure Z-iga ma tavaliselt tähistan seda va tähte. et kui seal väga nagu selles transkriptsioonis või kuidagi niimoodi väga nendel mingitel akadeemilistel tekstidel tähistatakse väga rangelt, näiteks pannakse selle Z-i alla punkt ja pa puhul samamoodi, et mina panen suure tõhi, onju, seal akadeemilistes tekstides pannakse sinna tä alla siis täpp, mis on jube õudne, et ma kunagi tõlkisin mingeid hadiite või asju, mingi Tartu Ülikooli projekt oli ja siis selle Tartu Ülikooli kirjastuse projekti seal siis niimoodi ka nõuti seda, et alati peaks olema selles transkriptsioonis nagu need täpiga asjad, siis pidi copy paste ima neid ühekaupa, et see oli täitsa õudne, et ma niimoodi noh, kui ma õpilastega olen kokku leppinud, siis tavaliselt ei ole probleem, et kõh ja ha näiteks tähistab ha-d ja mõned neist on tegelikult tuttavad ka inglise keeles, et kui me oleme mingeid nimesid näidanud näiteks ütleme siin samamoodi see haalid on ju, inglise keeles kirjutatakse niimoodi, samamoodi see tõh ja ha, millega noh, seda tähte, hadith näiteks, ma arvan, me oleme näinud sellist inglise keeles seda ühendit, et selles mõttes on see tegelikult ka lihtsam. nii vaast lähme edasi aini juurde, nüüd ain on selline täht, mis tõesti muudab päris korralikult kuju. eraldi on ta selline. nüüd, kui ta on alguses, siis ta kaotab sealt alt selle pauna ära. keskel on ta selline justkui nagu väikene sõlm. ja siit pärast edasi läheme, siis osade tähtedega kipub ta segamini minema. ja lõpus on ta siis ka nagu sellise sõlmega, aga tuleb see paun tagasi. ja nüüd ain, paneme siia mingisse näitesse selle. paneme sellised tähed siia. ja küsime vist Jakobi kord nüüd siin minu järjekorra järgi ja. ja vist küll, et saad. ei, vaata esimest tähte kohe meil siin. vaata, sa hakkasid võib-olla sealt teiselt poolt üldse pihta, vasakult onju. me loome paremalt, hakkame. vabandust. see oli ain. ja täpselt, see on seesama täht, millest me siin praegu räägime ka.
ja siis oli äh, kui üks täpp on all, siis ta on alati üks konkreetne täht. et ei saa midagi muud olla. jätke meelde, et üks täpp all, mis täht on, kes aitab. see oli siis B. jah, Bä. bä, täpselt. bä ja siis äh, sä, Häälduse poolest õige, aga kuidas see tähenimi oli? hä Äh. või Nüüd sa hüppasid kuhugi hoopis mujale. Siin. siin, jaa, jah. vabandust, ma väga vabandan, ma olen väga nagu ei, ära üldse väsinud. vabanda, see ongi see koht, kus me õpime kõik, Jah. et kui keegi teine ka teeb vigu ja selles ei ole midagi imelikku, et see ongi täitsa sihuke, me oleme kõik siin niimoodi omad inimesed, vennad ja ma arvan, et kellelgi ei ole mingit probleemi sellest, kui keegi vahepeal kuidagi eksib. jah. ja sellepärast me võtsime selle tempo ka natuke allapoole, et saame rahulikult inshallah selle põhiasjad saame kätte rahulikult ja siis saame seal selle raamatuga edasi minna, sest muidu on ka probleemne see ja see on alati niimoodi kõikidel keelekursustel, aga araabia keele puhul eriti, kuna see kirjasüsteem on teine, et kui me alguses tekivad sellised lüngad, et meil jääb mingi täht jääb kuidagi arusaamatuks, me pärast ei tunne seda tähte ära. ja kui meil juba tulevad igasugused vokaalimärgid ja muud asjad juurde, et see teeb seda nagu topelt keerulisemaks siis. et siis ei ole see, et me õpime ainult uut asja, et näiteks vokaalimärke ja sellega on kuidagi keeruline, aga siis on meil see, et me ei tea isegi, mis täht on, et selles mõttes pigem nagu teeme praegu rahulikult, saame asjad ilusti selgeks. kui et pärast vaevleme siis niimoodi nende lünkade pärast. nii, ain, bä, siin. ma teen ka siin selle aini, vaatame, kas ta laseb, okei, laseb mul ain on värviliselt siis. nüüd ain keskel. võtame siit siis, praegu näitab mul nüüd Gunnar sind järjekorras ja paneme sulle sellised tähed, kas sa tunned ära, mis tähed siin on? ja oled sa meil olemas seal? jah, natuke keerulisemad kui eelmine kord. ma soovitan, kui sa siin vaatad seda esimest tähte, ta on nagu selline külili kolm ja siin sa võib-olla näed eelmises näites ka sarnast asja. et mis täht see võiks olla? saar, siin, jah, siin on see, siin, jah, saad oli natuke teistmoodi, aga siin on see ainuke siis, mis on niimoodi külili kolm. siin keskel meil on äin väga hea, see ain täpselt. ja raa, ta raa moodi on, aga ta ei ole päris raa. dääl, tubli, et see raa läheb niimoodi sinna joone alla ka, ma korraks lihtsalt vahetan ära, näitan lihtsalt, et raa läheb sinna allapoole, onju. ja okei, tääl on siis selline, paneme selle värvi tagasi Jah. siin. siin ain, dääl. Aini puhul ka ma lihtsalt ütlen, et ülakomaga sellisega ma märgin tavaliselt seda aini ja tihtipeale niimoodi märgitaksegi. hästi, nüüd siis jah, mul kuidagi see järjekord muutub, ma siin tõenäoliselt vahepeal jätan kedagi vahele ka. Marti, ma annan sulle selle. võtame siit sellised tähed. Marti, Bä, jah, Kha, Kha, Kha jah, ja Ain. väga hästi. nii, ma midagi tahtsin siin, okei, ma ei hakka nagu siin neid tähendusi saaks tegelikult ka siin kahel esimesel sõnal. võib-olla sellel puhul on see üks suura on abesse, suura on Koraanis, et see kirjutatakse ka niimoodi, abesse. nii, lähme edasi Raini juurde. Raini puhul kõik on täpselt samamoodi nagu Ain kirjapildis, ainult siis see täpp seal. ja paneme siit kohe esimese näite. oih, ma tegelikult seda tähte veel ei taha panna, seda meil ei ole olnud. paneme mingid suvalised tähed praegu, ma ei hakka sealt mõtlema mingit sõna sellist.
ja küsin seda Hood sinu käest, mis tähed meil siin on? غين خاء ja ثاء. väga hästi. Rain, Ha ja Thä. Teeme Rainiga siin värviliselt. nüüd Rain keskel. paneme, jah, ma ei hakka praegu siin väga pikalt mõtisklema selle üle, et mis täht me paneme, lihtsalt et nagu seda sõna siin mingit tähendusega leida, et ma pigem panen siin mingid sellised, mida meil on vaja harjutada. Joosep, Ähm, see ülemine ka või? siin see ülemine eraldi on lihtsalt Rain seal keskel, see on, aga need kolm tähte siin. Tagas, tagas, Ära püüa seda kokku lugeda nagu sellised, nagu ta hääldada võiks, kuna meil vokaalimärke ka ei ole, lihtsalt eraldi tähed praegu. Ra, Rain, Rain ja Siin. jah, väga hea. ja siis Hamza, sinule tuleb järgmisena, nüüd kuidas Rain Ja. lõpus on, paneme sulle sellised tähed. أم... ذال. ei, أي oota. nii, proovi rahulikult mõelda, ma panen sulle nimelt need tähed, mis sul kõige keerulisemad tulevad, siis sa saad inshallah paremini selgeks. Mhm. kui sul mingi spikker on kuskil ees, ah. võib vabalt ka kasutada, aga sul mingid tähed kuskil on. kuidas sa ütlesid, see esimene oli? غاء. Paremalt hakkame. vaata, آه. siitpoolt hakkame. kes aitab esimese tähega? jah, Hood. خاء. jah. غين. Rain on meil lõpus, vaata, me hakkame. see on خاء. jah, Ha. Rain on meil seal lõpus, aga mis seal keskel nüüd siis on? جيم. Hamza. جيم ja غين. غين. jah, G ja siis lõpus on see Rain. hästi. nii saime Aini ja Raini üle vaadatud. võtame järgmisena siis selle Fä. Fä puhul me ei saa öelda, et ta oleks nüüd kuidagi paaris või grupis teiste tähtedega. ta on täitsa niimoodi omaette, et natuke mingeid sarnasusi siin tuleb, aga ikkagi omaette kujuga. nüüd Fä alguses, vaatame siin niimoodi, võrdleme natukene näiteks ka selle Rainiga, on ju, Fäl on selline sõlm, eraldi on ta selline, nagu te olete juba õppinud. kui ta on alguses, siis tal see justkui lõikaks selle pooleks, et see esimene osa jääb alles ja siis ühendab sinna mingi muu täht. Fä keskel kipub vahepeal minema segamini Rainiga, aga mis teda eristab Rainist, on see, et ta on kõrgem. ja eriti noh, ja ütleme, et oluliselt kõrgem, et siin selles arvutitrükis jah, seal nagu seda tühimikku ei olegi näha seal vahel Rainil, et kõik oleks nagu täis nagu seda nii-öelda tinti või noh, kui kirjutada pastakaga umbes, et siis siin ta erineb selle poolest ka. aga kui me niisama kirjutame, ükskõik mis kirjavahendiga, et siis tavaliselt ikkagi selle Raini puhul ka jääb sinna vahele väikene selline noh, auk. et sellega ainult ei saa, et mis see eristab kõige rohkem, on see kõrguse vahe. et Fä on nagu oluliselt läheb niimoodi kõrgemale, see sõlm, kui ta on keskel, aga alguses tõesti, nad võivad segi minna. ja Fä lõpus võtab praktiliselt sellesama kuju, mis alguses, aga sellise niimoodi sõlmega tuleb. et ma saadan ka inshallah sellesama materjali, mis aitab kirjutamist õppida ja seal te hakkate ka neid erinevusi nägema, et inshallah see jääb ka üheks kodutööks neid asju läbi kirjutada, teeme nii, et siis väga palju siit selle raamatuga me nagunii edasi ei lähe. okei. Fä siis võtame siin mõned näited. nii, ja kelle käest ma siin küsin, lähen vist üles-tagasi jälle. huvitav, et see hüppab siin jah niimoodi, et see järjekord muutub.
okei, ma võtan siis kuidagi, teeme niimoodi, et võtan Johannes sind, küsin nüüd selle kombinatsiooni juures. Fää, raa, siin. jah, väga hea. ja mis selle raa puhul, mis ma rääkisin, Johannes, mis on nagu eripärane raa ja mõne teise tähe puhul, mis sa Et siin ta ei välja tõid? ühenda. täpselt, enda järgi ei ühenda siis ühtegi teist tähte. et see teeb palju lihtsamaks ka, et kui meil see asi meelde jääb. nii, hästi, ära siin. Jakob, sulle tuleb siit järgmine. äh, Äh, oota, see oli siin tubli, Fäära, siin Fäära. väga Jah. hästi. siin ära ja tegelikult, kui äh, siia panna mõned vokaalimärgid, saaksime safar, mis tähendab reisi, Ja, ja musafir on reisija näiteks. ja noh, ja. tõenäoliselt safari on ka tulnud sealt kuidagi eesti keelde ja muudesse keeltesse. nii siit järgmisena, jälle kuidagi Zoom siin paneb järjekorda, muudab. aga Joosep, sulle siis võtame siit sellised äh, nii jah, see eraldi on fä, aga paneme sulle mingid tähed, mõtlen, mida me sulle võiks panna. paneme sulle siit sellised tähed. Bä, šä, fä. ja ainuke asi seal, see keskmine täht, see hääldus oli sul õige, aga kuidas selle tähe nimetus on? Siin. jah, väga hea. Bä, fä. hästi, fäga saime siin ühele poole. on need 3 täppi seal. jah, 3 täppi on peal siis see, mis eristab seda. jah, ma vist natukene ekslikult enne ütlesin, et külili 3 on ainult siis siin. et selles mõttes on ka siin külili 3, aga seal on täpid ka veel peal. et see on täpsustuse mõttes siin, muidu on nagu täpselt samamoodi siin ja siin, kuju poolest ainult täppide erinevus. järgmine on kaaf. ja siit kaafi puhul, mis ma siin võiks rääkida, alguses on ta täpselt nagu fä kirjapildis, kui ta niimoodi alguses on, aga lihtsalt see täppide erinevus. keskel jällegi on ta selline kõrgem sõlm nagu fä, sarnane, lihtsalt täppide erinevus on, ja nüüd lõpus siis ta läheb sinna joone alla. et see on ka see erinevus, et fä on natuke teistmoodi, see on sõlm, et kaaf on selline nagu paun, tuleb selline rohkem nagu ümaram ringi oma kujuga. kaaf, võtame siis siia mingi näite. ja paneme selle kaafi siin ka punaseks ja ma küsin seda, Gunnar, sinu käest. mis tähed meil siin on? siin oleme. sul on praegu mikker kinni. Gaaf, jah, raa, jah, bää. hästi, väga hea. kaaf, raabe, jällegi raa siin ei ühine. kas siit saab sõna ka või? jah, korrapäev. jah. karaba on nagu lähemale tulema või lähenema. karaba. nii. ja võtamegi järgmisena Martin sinu. ja mõtlen, okei, paneme selliselt sulle. siin kaaf ja kerin natuke üles, et Fä. lihtsamaks. jah, täpselt. siin kaaf, fä. hästi. siin kahve. kui me väga tahaks Siga. sealt, jah, sealt saaks ka sõna, aga ärme seda keeruliseks tee. las need olla, et me inshallah jõuame kunagi nende vokaalimärkideni, siis saame paremini seda teha. siin Inshallah.
siin ja võtame nüüd sellise, kus kaaf tuleb lõppu. nii, ja küsime seda, keerime siit ülespoole, ei, tegelikult küsime Marti sinu käest. Siin, kaaf. jah, siin, kaaf. hästi, kaafiga saime ka siin ühele poole. siin teen need ka, kaafi punaseks ja teeme ka siin niimoodi punaseks. Edasi meil on käf, lämm, miim, nuun, vau, jää. hästi, lähme siit siis edasi. käf, eraldi kujul me õppisime, on selline. ja kui me siit nüüd võtame selle käfi alguses või keskel ja alguses üsna sarnased, lihtsalt keskel tuleb see ühendav joon ka sinna ette ja lõpus käef siis oma sellisel tavapärasel kujul, nagu ta ka eraldi on. et praktiliselt võib öelda, et kaks erinevat vormi on või kuju käefil. ja paneme siia sellised tähed ja küsime seda Joosepi käest. mis tähed meil siin on? كتب. ja käef. ütleme tähe nimed praegu välja, siin on käef, täpä. aga kui me tahame seda sõnana, kui me siia paneks need vokaalimärgid, mis te arvate, mis kokku tuleks siis? Kätepää. Kätepää. Kitab võiks ka olla, raamat. Kitab. ja ta tuleb, kitab päris ei saa. Kitab tuleb natuke teistmoodi, aga kätepää, mis võiks tähendada? kas keegi teab ka? kirjutama. Kirjutama. jah, täpselt. Kui raamat on see, siis kirjutama ma tuletasin sellest. jah, et kitab jah, natuke teistmoodi, siin tuleb älif vahele, aga selles mõttes jah, et juba mõned sõnad ka siin tulevad. paneme käfi nüüd keskele. paneme selliselt ja küsime siis näiteks, ma arvan, mul on kõige parem järgmine kord, ma olen targem, inshallah, ma teen kuidagi mingisuguse nimekirja teist ja siis hakkan järjest küsima, et mul siin praegu ma tõenäoliselt jätan vahepeal kedagi vahele. et siin see Zoom liigutab neid nimesid üles-alla vahepeal. aga ma küsin siis, teeme niimoodi, et Jakob, sinu käest. Siin jah, see calf, taff või jah. jah. ja kui ma paneks siia need vokaalimärgid ka peale, vokaalimärkides me fathat siin enamasti kasutame, siis kuidas see kokku tuleks, see sõna? kes julgeb pakkuda? Shikata. Säkete ja see fatha, see vokaalimärk, mida ma siin olen kasutanud, annab meile kas A või Ä häälduse ja siin ta tuleb Ä-ga, siis tuleb säkete, tähendab vaikima. nii, võtame järgmisena. võtame. nii, sellise ja pane midagi muud, me oleme päevad on liiga palju pannud. paneme selle siia ja võtame siini asemel ka tegelikult midagi muud, paneme hoopis sellise. ja muudame siit ka ära, saame sõna. hästi, ja küsime seda näiteks Huud sinu käest. Dad. Jah. Hä. Kef. jah, Bob, hä ja käf. ja me sealt tahaks väga saaks sõna naerma, dahike, tuleb üks teine vokaal, aga ärme sellele praegu liiga palju rõhku pane. meil on tähtis siin praegu see, et me tunneksime käfi ära siis erinevates olukordades, alguses, keskel, lõpus. nii, läheme edasi läämi juurde. lääm, okei, ma natuke siin räägin ka juurde, et lääm täitsa eraldi on siis selline kõige suurem täht, võib-olla araabia keeles ka võib öelda.
ta läheb täitsa niimoodi, alustab sealt ülevalt nagu Alif ja läheb siis sinna joone alla oma paunaga. ja kui ta nüüd on alguses või keskel, siis tal see paun kaob ära, ta jääb ainult sinna joone peale, jääb selline kriips, mistõttu ta tihtipeale kipub ka Alifiga segamini minema alguses. ja lõpus siis võtab selle pauna tagasi. aga mis eristab läämi siis Alifist, on see, et Alif ei võta enda järgi teisi tähti, et lääm enda järgi ühendab. see tuleb siin kohe veel ka välja. paneme siia näiteks sellised tähed ja küsime, ma vist nüüd küsisin, kas ma küsisin Uudi käest nüüd siis vist või oli Hamza, küsime sinu käest, mul endal ka läheb meelest. Mis ta- لام باء سين. väga hästi, lääm, siin. Lääm siis niimoodi ühendab, kui seal oleks Alif, korraks panen sinna lihtsalt niimoodi näiteks, et siis ta näeks selline välja. et see on see suur erinevus, et lääm võtab enda järgi, ühendab siis. jah, lääm keskel. võtame, jah, ma siin ei hakka nuputama liiga palju neid. okei, ikkagi paneme mingi sõna moodi asja. ja küsime näiteks Gunnar sinu käest, mis tähed siin võiksid olla? esimene täht, kui täpp on all. باء ja, لام ja, راء. ei, eelmine kord ka oli sul sarnane asi. mis see õige oli seal? sa ütlesid ka eelmine kord selle tähe puhul ra, aga õige oli midagi muud. mis sai? دال Dääl, jah, täpselt. Lääm, dääl. ja nüüd lääm siia lõppu. paneme siis, võtame ka mingid suht suvalised tähed. ja küsime kelle käest. Marti, küsin sinu käest. siin, ha, lään. jah, siin, lääm. ja lääm siis lõpus sai oma selle tavapärase kuju tagasi. et selle suure paunaga läheb sinna joone alla. nii, meil on veel 1, 2, 3, 4, 5 tähte. küsin korraks, kuidas teile tundub, kas jaksate lõpuni võtta, siis saaks me selle siin ära ühele poole. et siin inshallah jah. teeme nii siis, võib küll lõpuni teha. et siis saame juba sealt järgmine kord edasi minna teiste asjadega. miim on siis järgmine. paneme siia sellised, okei, ma natuke räägin ka siia ette, et miim siis eraldi kujul ja lõpus on üpris sarnane. kui ta on nüüd keskel või alguses, siis ta on selline nagu väike ring, mitte päris, ta on natukene, ma ei oska ka öelda, mis see kuju seal on täpselt. ring ja kujuga, selline sõlm tuleb justkui. et kui te vaatate ka seda materjali, mis ma saadan, seda kirjutamise õpetamist, siis vaadake, kuidas seda täpselt kirjutatakse, kuidas need nooled seal lähevad. et siis saate ka täpsemalt selle kuju selgeks ja jääb ka paremini meelde. ja kui kellelgi on ka aega viitsimist, võib ka seal kirjutamise juurde võtta mingeid Youtube'i videosid ka, et kindlasti leidub ka neid, et kuidas neid tähti kirjutada. aga samas see PDF, mis ma saadan, inshallah on ka juba päris hea. nii, aga mis tähed meil on siin siis Johannes, sinu käest küsin. miim, siin, kääf. nii, miim siin ja kääf, väga hea. miim siis, vaatan, kus ma saan, jah, punaseks teha selle. nüüd miim keskel. ja küsin seda, küsime Huud sinu käest. siin miim käev. hästi, siin miim
käef, kui ma panen siia sellised, sellest sama fatha, ma ei hakka siin keeruliseks tegema. kuidas see võiks häälduda, kui me sinna lõppu ei pane, lõpus peatame lihtsalt lõpus, et ei tule. Sämek. Sämek ja kes teab, mis see tähendab? ma ei tea. keegi on kuulnud? kala, sämek. nii miim lõpus tuleb siis selliselt ja Allan. võib panna jah, salam, see läheb natuke keerulisemaks, kui me tahame, sest seal läks alif vahele. Salam aleikum näiteks on ju, aga me võime erandina panna. teeme siis niimoodi, et teeme siis sellise kombinatsiooni siin. tegelikult noh, ma panen siia mingi muu lihtsamaga kõrvale näiteks. okei, peatume siin natuke siis pikem selle miimi juures. Martti, sina tahtsid seda, nüüd sa pead need tähed siin kokku lugema, mis seal on. Siin lääm, alif, miim. jah, väga hea. miim ja salam tuleb siis kokku. Salam aleikum või assalamu aleikum on seesama sõna seal. ja siin teine miimiga ma panin ühe näite veel, selle ma annan Martin sinule. jah, ja mis tähed siin on? läm, ja ha, hä. hä, läm, hä, miim. jah, ja kui me tahaks sinna väga vokaalimärke panna, et siis põhimõtteliselt saaks sealt lähm on liha. põhimõtteliselt nagu kalaga läheb siin kokku, selles mõttes lähm, liha. nii, lähme nuuni juurde siit. nuun. nuun käitub, kui ta ei ole just eraldi kujul või lõpus. lõpus ta võtab selle oma algse paunaga kuju tagasi, aga kui ta on nüüd alguses ja keskel, siis ta käitub praktiliselt nagu bä, tä ja tä oma kuju poolest. et lihtsalt see täpp siis on seal peal. et justkui nagu bä, millel on täpp all on ju, aga lihtsalt siin me paneme selle täppi sinna ülesse ja tuleb see kuju, et paneme siia mingi näite siis. Äh, mm, äh, jah, las olla mingi suvaline, paneme jah sinna selle bä kõrvale, siis on nagu võrdlusmoment ka. ja ma küsin seda, Joosep, sinu käest, mis tähed meil siin on? Nuun, ja, bä ja, ja ra. jah, täpselt nii, nuun, bä, ra. ja paneme siis siia kõrvale, kus nuun on keskel. ja paneme niimoodi jällegi, et meil tekiks see võrdlus kohe. Bäga siis ma toon ka siin selle tähe ja küsin Jakob sinu käest. Bä, jah, nuun, shiim. ei, Sheen, Jah. N on seal lõpus jah. shiin, jah. Sheen, hästi. ja nüüd nuun lõpus. panen siin mingeid väga suvalisi. tegelikult oli ka sealt sõna, aga ma ei hakka seda seal vokaali märgistama praegu. ja küsin seda, vaatan, kuidas ma saan niimoodi teha. okei, võtame siit Johannes, sinu jälle. see on taad. jah, midagi me vaatasime, mis siin enne. just oli jah. Jah. miim, miim jah, täpselt see keskel miim, see näeb selline välja. taad, miim, nuun. jah. teeme selle nuuniga siin punaseks. nii, hästi. tuleb meil hää, eelviimane täht. nüüd siin jällegi seal selles raamatus oli ta natuke teise kujuga, kui ta oli ka eraldi.
et millegipärast lihtsalt minul see arvutitrükis annab sellise kuju ka eraldi. Aga alguses siis on, jah, hää on üks keerulisemaid. selle puhul kindlasti ka vaadake pärast seda tähtede kirjutamise PDF-i, et kuidas seda täpselt kirjutada ja mis seal see loogika on, et siis jääb see kuju ka paremini meelde. Paneme ta kuidagi niimoodi, et ta tuleks siis kõik ühele reale juba. Ja paneme siia sellise näite. Paneme siia sellised tähed ja küsin Gunnar sinu käest, võib-olla natukene keerulisem, aga vaatame, äkki õnnestub. Esimene täht, jah. sellise pikliku kujuga, see käis meil ka läbi siin enne. samas ühendab enda järgi. Lamb. jah, väga hästi. Lamb. Calf. väga hea. Nii, nüüd hää keskel. paneme sellised tähed ja küsime, kelle käest ma võiks küsida. küsin Hood sinu käest. see on ذال حاء ja ra. Esimene täht ei ole tähel. Hää-ra oli õige. Nun. jah, täpselt. miks ta ei saa olla tähel? Läheb joone alla. kuidas? Martti, mis sa ütlesid? Seal läheb joone alla. Tähel on ka joone peal, vaata. Ta ei öelda. täpselt, ja jah. juhin. jah, juhin, et see on see erinevus, et muidu nad on päris sarnased, kui me nii Mhm. vaatame, onju. kui ma siia paneks ka ette veel korraks lihtsalt selle täheli, et siis ta näeb selline välja. aga nuun, Jah. noh, muidu on väga-väga sarnane. Mhm. nuun, hää, ra. nii, ja teeme selle hää siin ka värviliseks ja hää lõpus. võtame siit mingid suvalised, paneme mingid keerulisemad ka vahele. ja küsin seda siis Hamza sinu käest. paneme sulle hoopis sellise tähe, Hamza, siia alguses. ضا حاء mis täht kõigepealt see? خا. täpp on all. kui täpp see oleks on peal, خا. siis oleks ha. aga kui täpp on all, siis on midagi muud. kes aitab? جيم. jah, Jim. جيم حاء ja ei, ميم. seal keskel need on midagi muud hoopis. midagi keerulisemat, selline sõlm, millest ma rääkisin ka täna. kes aitab? sealt kuskilt. Ain. Ain, jah, tuli ka vist. عين ja حاء. jah, väga hea. ja nüüd wow. okei, meil on kaks tähte veel, ma siin ajasin segamini. see ei olnud eelviimane, nüüd tuleb eelviimane. Wow. Wow on selles mõttes ka hästi lihtne, ta kunagi enda järgi ei ühenda teisi tähti. ehk siis praktiliselt siin on tal üks kuju, võib nii öelda. kui ta on eraldi, kui ta on alguses ja kui ta on lõpus või keskel, siis tal lihtsalt tuleb see ühendav joon sinna ette. midagi muud keerulist ei ole. paneme sellised tähed ja küsime Martini käest seda. mis tähed meil siin on? Wow. jah, esimene wow. Lam. jah. Dal. täpselt nii. ja kui me siia vokaalimärgid ka peale paneksime, siis kuidas see? Wawlad. Walad. Walad, What? jah. tähendab poissi. Walad, poiss. nii, wow. keskel ja lõpus siis täpselt sama kujuga, nii et paneme siia, ükskõik millise komma näite me paneme. näiteks paneme siia natukene, jah, paneme sellise sõna. ja küsime seda Marti sinu käest.
mis tähed meil siin on? Siin, jah, siis on vau ja siis on ra. täpselt nii. siin Vaura ja lihtsalt noh, selles mõttes, et kui me selle ra ära võtaks, siis oleks ta just selline, nagu ta näeks ka lõpus välja. et noh, selles mõttes, kui ta järgi ei võta midagi, siis ei ole vahet, et on ta seal keskel või on ta lõpus ikkagi sama kuju. ja nüüd jõuame viimase tähe juurde, jää, mis ka natukene siin muudab kuju, et kui ta on täitsa eraldi, siis seal see on oma selle paunaga, kahe täpiga, Koraanis ta tuleb tõesti niimoodi ilma täppideta, kui ta on kuskil lõpus. ja kui ta on nüüd alguses keskel, siis ta käitub täpselt samamoodi nagu meile juba tuttavad pää, tä ja isegi nuun, on ju, et ainuke erinevus on nendes täppides. ja vaatame, kuidas ma saan niimoodi seda siin pikendada, niimoodi. ja paneme siia sellise tähekombinatsiooni ja küsime seda Joosepi käest. mis tähed meil siin ja, on? jah, bä jah, ja siin. jah, pean natuke veel pikendama siin seda. nii, ja, siin. nüüd jää keskel paneme siia sellised tähed ja küsime seda nüüd Jakobi käest. mis tähed meil siin? Dan, ei, see peaks olema. seda me vaatasime ka täna. kas keegi teab? Rain. 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 jah. Rain jää siin. ei. seda me ka just vaatasime. Nuun, vabandust. tubli. Rain, jää, nuun. ja kas keegi julgeb kokku lugeda, mis siia kirja sai? Aina nuun. Rain, Rain, tähenimetus Rain tegelikult nii kirjutatakse. jah. seal vahepeal on see jää. küll me jõuame selle inshallah hääldusteni, aga ja selle kokkulugemisteni, aga siit viimane näide nüüd tuleb. paneme siia, mõtlen, kas paneme natuke rohkem tähti. ja kellelt me võiks küsida seda või kes siin, võite ka siin koos pakkuda neid tähti, kes vähegi teab, teeme nii. esimene täht on kaaf. siis on miim. lääm. jah, lääm, jah. jah. miim. jah. jah, täpselt. nii, kaaf, lääm, miim, jää. hästi, need ka siin värviliseks millegipärast ei lase mu seda panna. okei, las nad siis olla, selle ma vist saan panna. niimoodi. väga hästi. sellega me saime nüüd tähestiku ilusti üle vaadatud. algusest lõpuni, kuidas neid täpselt siis kirjutatakse, mitte kirjutatakse just, aga kuidas nad kuju muudavad. seda, kuidas neid kirjutatakse täpsemalt, millises järjekorras peab sealt mingeid kriipse tõmbama, seda saate vaadata sellest materjalist, mis ma saadan. kas selle kohta küsimusi kellelgi, mis me siin oleme vaadanud täna? kui ei ole, jaa. praegu selle viimase sõna peal pärast kaafi oli see lämm, aga kui älif tuleb pärast kaafi, kas see kirjutatakse samamoodi? oota, võtan korraks tagasi ette. mis sõna sa mõtlesid? see viimane, mis oli? täitsa selle jää juures, jah? jah. võtan siit kirin allapoole. nii, see sõna on ju? jah. jah. kuidas see küsimus oli sul? pärast kaafi on lämm, aga kui älif näiteks tuleb pärast, kas kirjutatakse samamoodi? ei, siis ta tuleb, ma näitan korraks, kuidas ta siis oleks. siis ta näeks selline välja, jah. et mis seal muutub, on see, et okei, et älif on ju vaata enda järgi ei võta.
et siis ta jah , ongi selline kriips ja mis seal muutub, on ka siis see, et miimi see kuju muutub, et siin ta on nagu kuidagi hästi noh, väikselt tuleb see, et kui me selle jää asemele mingi muu tähe paneks, siis ta jää tegi ta selliseks pisikeseks, aga muidu ta oleks see miim siis sellise kujuga, kui selle Alifi järgi tuleks. Et jah, et see vahepeal muudab tõesti ka, et kui need tähed tulevad meil, mis enda järgi ei ühenda, siis järgmine täht sealt tuleb sellisel kujul, nagu ta oleks alguses, sest ta ette on ju ei ühenda. et siin on ju jah , Alif enda järgi ei võta, siis järelikult see järgmine täht siin, mis praegu on miim, tuleb siis sellisel kujul, nagu ta oleks sõna alguses. nii, aga aitäh kõigile, et te vastu pidasite siin. meil läks ka seekord niimoodi üle tunni korralikult. Inshallah, järgmine kord läheme rohkem selle raamatu juurde. väga-väga palun, et siis selleks kolmapäevaseks tunniks need, kellel on veel sellised kahtlused tähtede osas, et milline täht on see või teine, et kõigepealt vaadake üle sellisel eraldi kujul need ja siis kindlasti vaadake sedasama asja, mis me siin täna koos tegime, ma saadan selle täiendatud kujul ka sellesama faili, et selle põhjal ka kindlasti püüdke endale võimalikult hästi selgeks teha, et millised need tähed siis välja näevad eri olukordades. Teil kõigil tõenäoliselt on mingid sellised tähed, mis nagu rohkem segadust tekitavad, et keskenduge neile. et noh, Alif ja mingid muud on võib-olla lihtsamad ja bä, kuidas kellelgi on ju. et näiteks mõnel siin oli näiteks Jah. G, H, mis segadust tekitas, siis teisel oli, kellelgi oli bä, tä, tä, on ju. ja mõned teised tähed olid lihtsamad, et leidke need tähed, mis rohkem segadust tekitavad. keskenduge neile, vaadake neid, kuidas nad kuju muudavad. ja kui teil on viitsimist, kellel on viitsimist, võib panna endal telefonis araabiakeelse klaviatuuri ja siis lihtsalt suvaliselt neid tähti sinna toksida kuhugi, kas mingitesse märkmetesse või kuhugi, mis iganes sõnumitesse, lihtsalt nagu vaadata, kuidas nad seda kuju muudavad, et mis on telefoni puhul see huvitav, et noh, nii nagu te nägite arvutis ka, et kui ma siin kirjutan midagi, et see automaatselt siis ühendab nad õigesti ära. et tuleb täpselt see kuju, nagu tal peaks olema, kas ta sõna alguses, keskel või lõpus on. et see on ka üks variant, et kindlasti on natukene vaja selle meie tundide kõrvalt ka ise tööd teha, et see asi hakkaks tulema ja praegu on just õige aeg sellele keskenduda, et neid lünkasid vältida edaspidi. et selles mõttes ma väga-väga soovitan, et kõrvalt natukene juurde vaadata ja kodutööks siis jääb ka inshallah teile nende tähtede läbikirjutamine selle materjali põhjal siis, mis ma saadan teile selle PDF-i. et teeme siis nii. aga siis muud midagi, et soovin teile ilusat nädalavahetust ja inshallah kohtume järgmises tunnis kolmapäeva õhtul kell 6. Assalamu alaikum. inshallah. Salam alaikum. Waalaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.